Tere! Mina olen Jaan Vaabel ja räägin teile täna LibreOffice Writerist. Ja teemaks on siis lõikude vormindamine. Lõikudeks nimetatakse Writeris tekstiosasi, mis on kahe lõigumärgi vahel. Esimene hetk, kui ma loon uue dokumendi, siis tegelikult on teil juba olemas esimene lõik. Selleks, et aru saada, kas mul on lõik ja mitu neid on, selleks kasutatakse Writeris sellist nuppu siin üleval. See on mitte prinditavate märkide kuvamise nupp. Ja see on ainukene võimalus, mille abil me saame niimoodi väga üheselt tuvastada. Kas meil on üks lõik, kaks lõiku, kolm lõiku, neli lõiku. Toon teile näete sellise näite. Et kui meil visuaalselt on niimoodi tekstid, siis võiks täiesti kindlalt öelda, et lõike on 2. Samamoodi ma võin visuaalselt teile panna tekstid ja öelda ka, et lõike on 2. Aga tegelikkuses on tegemist siis kahe erineva olukorraga. Nüüd selleks, et tuvastada, kas see on siis lõik, on neid mitu, kasutame üleval seda nuppu, mitte prinditavate nuppude või märkide kuvamise nuppu, milleks on siis P. Ja selle nupu aktiveerimisel näidatakse teile teksti sisse ka selliseid mitte prinditavaid märke, mida te muidu ei näe. Nende hulgas siis lõigumärk ehk paragrahvimärk, samamoodi reavahetusmärk, millest kohe lähemalt räägime, tühikud ja igasugused muud märgid, näiteks tabulaatorid ja nii edasi. Nüüd, kui te näete sellist märki kahe teksti osa vahel, see teksti vahel on see märk ilusti näha, see on täpselt sama välimusega nagu see nuppki, siis nende kahe märgi vahel olev tekst annab teile märku, et tegemist on eraldi lõiguga. Siin on näete üks, see on tühi lõik, siin on järgmine ja siin on järgmine. Ehk siis see tekst, mis jääb nende kahe vahele, tervenisti on üks lõik. Ja lõigu puhul on see oluline, et on väga mitmed kujundus- ja funktsiooni-nupud, millest me räägime mõne hetke pärast lähemalt, mis automaatselt mõjuvad terve lõigule. No, näituseks võime teile kohe siit ülevalt tuua, et kui me valime mõne joondusnupu, siis on näha, et ta mõjub tervele lõigule. Samas, kui visuaalselt on teinekord näha, et justkui on kaks lõiku, võib olla ka siis olukord, kus tegelikkuses on meil tegemist reavahetussammudega, mida lisatakse Shift-Enteri abil ja ei ole mitte kaks lõiku, vaid on üks lõik, mis on tehtud siis nii-öelda reavahega. Ja kontrollimise jaoks võib alati proovida neid joonduse nuppe siin üleval. Ja kui nende joonduse nuppude kasutamisel liigub kogu tekst vastavalt keskele, paremale, vasakule, siis on tegemist ühe ainuma lõiguga. Miks on lõikude vormindamine ja kujundamine oluline on see, et te saaksite olemasolevast tekstist kätte paremini just selle informatsiooni, mis teil vaja on, ja et oleks visuaalselt võimalik paremini jälgida, mida teile selle tekstiga tahetakse öelda. Ekraanil olev näide on hea selles osas, et kui nüüd siit tekstist proovida aru saada, mida teile täpselt on üritatud öelda, antud juhul on tegemist siis ühe retseptiga, siis ega siit väga hästi aru ei saa. Et pikemalt analüüsides ja lugedes on võimalik muidugi pilt kokku panna. Aga nüüd, kui ma toon teile näite sama teksti lõikudena vormindatud kujul, siis on koheselt näha, et kogu see idee ja sisu on kergesti haaratav, kergesti jälgitav ja te saate täpselt aru, mida on teile tahetud öelda. Ja kõik see on just tänu sellele, et on kasutatud õigesti lõikusi ja need lõike on siis ka vastavalt kujundusvahenditele vormindatud.